Tere, armsad kuulajad! Meieni on jõudnud 11. Kaugen külen episood. Aastake, meie toimetamisaastake hakkab juba vaikselt läbi saama. Juuni ei ole enam kaugel, ehk siis esimest hooaega olete saanud nautida juba päris pikalt. Aga ei hakka ma siin enam väga pikka sissejuhatust tegema. Minu vastas istub täna Juta Vahi, kes on, mina tean Jutat kui hästi käsitööinimest ja sinna ma ka tänase jutuga tahan triivida, aga kindlasti on asju, mida ma ei tea, seega võib-olla Juta, äkki sa teeksid enda kohta väikse sissejuhatuse ise. Tere, mina olen Juta ja mina potsasin siia Alatskivimaile 41 aastat tagasi. Siis kui ma olin lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia agronoomia erialal. Ja natukene aega sain töötada, aga siis nagu ikka noorte naistega juhtub, läksin mehele, sain lapsed, siis natukene sai veel töötada ja siis lõppes lihtsalt majandite aeg ära. Ja siis tuli hakata vaatama, mida edasi saab. Ja igasuguseid otsinguid, aga nüüd siis olen 25 aastat olen ma teinud massaaži. Väga huvitav, väga vahva. Mina sinuga esimest korda kohtusin ju enne esimest Kodavere laulupidu, esimest korda, mis ma tean nagu teadlikult, kui me hakkasime punuma Südamepaelu. Ja seda sa tegid ka Alatskivi maanaiste seltsiga. Kuidas sa sinna sattusid? No siis kui hakati neid seltse siin taas looma, siis oli vaja ka mingisugust väljundit kodust välja käimiseks. Ja käsitööselts ja siis ka hiljem maanaiste selts, need olid head väljundid, et alguses olid nad eraldi, aga siis pandi need kaks asja kokku ja siiamaani olen ma seal ikkagi natukene tegev. See on vahva. Aga kui me juba Südamepaelteni jõudsime, kas sa tead, kust või miks just need südamepaelad Kodavere laulupeo jaoks jäid? No siit piirkonnast ei ole minule teadaolevalt ühtegi väga spetsiifilist paela, et mis seonduks Kodaverega. Et lihtsalt Südamepael on üks paeltest ja minu meelest selle laulupeo sümboliks sobis see ju väga hästi, et meie südamed on ühendatud kõik selles ilusas laulus. See on väga armas. Südamepael tundub tõesti selline hästi universaalne. Ma mäletan, mina esimene kord, kui te palal käisite, ma ei saa mitte midagi aru. Ma vist ei saanud ühtegi paela valmis selle 1,5-2 tunni. No minu meelest said sa ikka kiiresti asja selgeks. Aga siis palal ei saanud. Siis ma läksin koju. Ma vist kodus proovisin ja siis käis mingi klõps käis peas ära ja siis oli, issand kui lahe. Ja siis ma ju kogusin võtsin oma Anneli sappa ja tulime Alatskivile ja siis me juba tajusime, siis me saime aru, mis me teeme. No esimest korda niiviisi lastega selle paelte punumist proovisime siin Alatskivi maanaiste ja kooli ja muude asutuste poolt tehtud jõulumaal. Ja siis sai näha, et kas ja kuidas lapsed üldse oskavad, et tegelikult on see natukene kurb, päris paljud lapsed ei oska käeliselt tegutseda. Kurb. Peame neid südamepaelu rohkem punuma. Või üldse, isegi tavalist patsi on mõnel lapse keeruline teha. Peame hakkama punuma. Kuid ju nüüd sellel aastal tuleb taaskord Kodavere laulupidu. Ma tean, sa oled ju ka Kodavere kooris vist. Jah. Kas see aasta on ka mingid käepaelad? Praegu veel ei ole seda ideed nagu üles visatud. Et ma ei ole ise ka, kuna mul hetkel on nagu endal ka nii palju tegemisi, et ma pole väga sellele mõelnud. Väga aus vastus. See käsitöö teema on hästi huvitav. Mulle käsitöö viimasel ajal on hakanud rohkem meeldima. Siis ma tean, et sa valmistasid ise rahvarõivaste komplekti. Jah. Võib-olla sa räägiksid natukene, kus sa seda tegid, miks sa seda tegid, kuidas? Võib-olla ma hakkan veel hoopis kaugemalt pihta. Näiteks? Et siis, kui ma kunagi EPA segakooris laulsin, siis ma viimases otsas, kui mina seal kooris olin,
sain ka korraks rahvarõivaid kanda. Et see oli suht esimene kord, kui mina sain rahvarõivad selga. Ja siis, kui ma tulin Alatskivile, siis ma kohe ühinesin siin segakooriga. Ja just hakati tegema rahvarõivaid kooriliikmetele. Me käisime veel Tartus, käisime proovides, ja need särgid, mis meile õmmeldi, need olid kohutavalt ebamugavad. Ja istusid nagu kotid seljas. No ma ei ole ka mingi väga õmbleja, et ma lihtsalt teen ja siis pärast vaatan, kuidas välja tuleb. Aga siis ikkagi, et need särgid olid nii koledad, et siis ma sain ühe näidissärgi, mis oli justkui Kodavere särk ja ma tegin selle särgi siis valmis, tikkisin ja õmblesin ja kurutasin ja ma sain ta niiviisi umbes 5 minutit enne seda, kui ma pidin tulema siia Alatskivi kooli juurde, et istuda bussi peale ja sõita Tallinnasse laulupeole. Ja seda särki olen ma nüüd 40 aastat olen kandnud. Et alguses segakooris ja nüüd tantsijana ja et see oli nagu esimene ja kui ma mehele läksin, siis tuli teha ka tanu ja põll ja siis mingi hetk tegin ma siin rahvatantsijatele mingi portsu tanusid ja olen mingi portsu põllesid teinud, et see nagu on olnud minu sees, aga selline, võib-olla mitte nii teadlik. Ja siis 2011 ma kuulsin sellisest erialast nagu rahvuslik tekstiil, mida hakati õpetama Olustveres. Et see oli hästi uus eriala seal ja siis ma mõtlesin, et see oleks väga tore minna sinna, et midagi täiesti teistmoodi. Ma hirmsasti vabistasin, kui ma sinna läksin, et pidin mingid käsitöö asjad kaasa võtma ja mõtlesin, ei tea, kas võetakse vastu või ei võeta vastu, aga võeti vastu loomulikult ja see oli ka 2-aastane õpe, kutseõpe ja ma sain sealt väga-väga äge tutvuskonna, et kui ikkagi tulevad kokku ühesuguse kiiksuga inimesed, siis seal ei ole oluline, mis vanuses keegi on, vaid oluline on see, et kõigil tuksub süda ühes taktis, kõik tahavad teha midagi ilusat ja muidugi hästi oluline koolis käies on see, et on vaja kuulata, mida räägib õpetaja. Tuttav. Ja siis läksin mõned aastad läks vahepeal mööda ja mul ikka tekkis mõte, et ma peaks minema ka rahvarõivakooli ja ma ikka piilusin natukene sinna ERMi rahvarõivakooli poole ja ma tegelikult panin ennast isegi sinna ootejärjekorda. Ja siis järsku Facebookis, kus ju kõik peaaegu on, nägin ma kuulutust, et võetakse vastu õpilasi Voorema rahvarõivakooli. Nii, esimene mõte, kuidas ma sinna saan? Logistiliselt, sest et ega sinna väga kerge sõita ei ole. Ja kuna ma ise ei sõida autoga, siis seda keerulise. Ja siis mul üks sõbranna, et kas sa nägid kuulutust? Nägin. Ma ei tea, ma veel ei julge mehele öelda, paneme ennast kirja. Ja siis me panimegi ennast kirja. Ja siis me käisime see 2 aastat seal ära ja see oli siis 22–24. Ja tundub, et natuke jäi väheks. Ja ma läksin eelmise aasta sügisel uuesti sinna samma Voorema rahvarõivakooli koos selle sama sõbrannaga. Selline nakkav, väga, väga vahva lugu. Aga siis seal Voorema koolis te õmblesite täiskomplekti, on? Jah, mina panin natukene ka hullu, et ma väga tahtsin ise kududa seda Kodavere särgikangast. Nii et ma kudusin selle särgikanga, seeliku kudusime kõik, kes me seal olime, värvisime ise ja kudusime seelikud ise. Siis mul oli ka juba mõned aastad varem oli mul kootud kampsunikangas, ise indigoga värvitud ja kootud
põllekangas sai ise kootud, pealinikukangas sai ise kootud, et noh, ma natuke panin hullu ja ma kudusin ka tegelikult 2 triibuseelikut, mis küll on nagu, no ütleme sama numbriga, aga ühe lõngad olid mul eelnevalt juba värvitud loodusvärvidega ja teise värvisime siis koolis Liis Luhamaa juhendamisel. Et mul on nagu 2 varianti. Väga tohutult vahva, ülivinge. Ma tean, kirjeldan väga tüüpiliste omadussõnadega, aga nendest kõigist tegevustest, asjadest, erinevate asjade kudumistest, värbimisest, mis iganes, mis oli võib-olla kõige raskem, mis oli kõige huvitavam? Ma arvan, et kõige raskem oligi seesama särgikangas. Et seda saada, ma sain teada ka mõne nipi kangastelgedel kudumisega, mida ma ennem ei teadnud. Et noh, näiteks vanasti teljed olid rasked ja siis sai ka hästi tihedat kangast kududa. Aga tänapäeval, noh, minul on Soomest toodud teljed ja need on kerged ja need hüppavad ja see tähendab, et sa ei saa kangast nii tugevalt kokku lüüa ja siis tuli väikselt nipitada, et saada seda kangastelge raskemaks. Et selleks tuli mul appi oma poeg, kes tõi lihtsalt 25 kilost liivakotti ja pani need niiviisi telgede peale ja teljed enam ei hüppanud ja ma sain sellise tihedusega. Ja muidugi kõige raskem veel selle juures oli see, et kui siis see kangas on sul valmis. Sa oled nagu nii palju vaeva sinna näinud sellega ja nüüd on vaja käärid sisse lüüa. See oli päris valus. Jah. Kas selle juures on ka midagi täiesti ükskõik mida, mis võib-olla tavainimesele ei tule pähe rahvarõivaste tegemise puhul või kandmise puhul või midagi täitsa sellist X asja, mida sa muidu ei mõtle, kui sa ei ole seda ise läbi teinud? No eks neid asju on päris palju, kõigepealt alustades sellest, et me nimetame särgiks. Meil ei ole pluusid. Pluus on uuema ese. Et vanasti olid särgid, eri piirkondades oli veel neil ka teistsuguseid nimetusi, aga meil on nad särgid. No juuksed ei tohiks tilpneda, kui sul on tanu peas, et noortel neidudel on natukene teised reeglid, et neil on pärjad ja et see reeglistik, aga üldiselt naisel nagu juuksed ei tilpnenud. Ega ma varem ei osanud ju vööd ka siduda. Et see on ka, et see vöö peab ikka olema nii tugevalt ümber kere, et sul seelik alla ei kuku. Ja vööl oli kindlasti ka, ütleme, ka kaitsemaagiline nagu see omadus, et sul oli keskkoht oli kinnitatud, et sul kuri ei pääsenud ligi. Ja kõik see ehtimine ja tegelikult meie esivanemad ikkagi olid päris palju ehitud, et muidugi olenes ka sellest jõukusest, et kas sul oli rohkem hõbedast asju või oli sul neid vähem, aga nendelt harjuskitelt ehk siis nendelt müüjatelt mõne pärli ikka said, et pärlikeesid tehti ikkagi ise. Jätan meelde, kas on veel mingid sellised, või sina kui nüüd inimene, kes teab, kuidas õieti on kanda, siis mis on võib-olla need nagu tüüpvead, mida inimesed teevad rahvariideid kandes, mida sa kõrvalt kõige rohkem näed? Üks asi on muidugi see, et kui ei olda üldse tutvutud, mis selle piirkonna rahvarõiva komplekti kuulub. Et võidakse panna nagu väga erinevate piirkondade rahvarõivad kokku või esemed kokku ja siis öeldakse, et see on nüüd selle piirkonna oma. Või siis, et näiteks naised ei kanna põlle või peakatet. Et üldiselt abielunaised, tänapäeval see on natukene keerulisem, aga et naistel oli pea kaetud ja põll ees. Et see on nagu kindlasti
põllepaelad ei tohtinud ripneda tagant välja, seeliku pikkus oli ka enam-vähem siiski reguleeritud, ka jalanõud peaksid olema sobivad, mis on ajastule sobivad. Et mitte see, et jah, et kõik kandsid pastlaid või kõik kandsid viiskusid või kõik kandsid kingi, et see on ka vastavalt, mis ajastust see rõivakomplekt on, et kui me ka koolis seal hakkasime komplekteerima, siis tuli ikkagi vaadata seda, et kas see on nüüd siis 19. sajandi alguse, keskpaiga, lõpu rõivastus, et selles suhtes ei tohiks nagu väga eksida. Et muidugi, kui selles piirkonnas, kus sa nagu mingit oma rahvarõivast tahad teha või selle piirkonna rõivaid teha, et siis võib olla, et seal ei ole kõiki esemeid kogutud. Et näiteks kas ei ole sukkasid või ei ole, ongi võib-olla ka ei ole põlle säilinud või seelikust on ainult katke, et siis sa võid naaberkihelkonna esemetest valida, mis ajastusse sobib ja mis võiks enam-vähem sobida. Et praegu näiteks ma koon torma sukka, mida võib kasutada ka Kodavere rahvarõivaste juures, mis tänapäeva mõistes on siis põlvik. Et see terminoloogia, mis muidugi paljudele inimestele on, et las ta olla, aga kui sa juba natukene tead, et siis nagu väga ei tohiks eksida. Aga ega ma ka kõik ei tea veel. Ma olen veel ka algaja. Eks see on elukestev õppe, alati saab just nii juurde uurida. Ja ma usun, et see ongi ju, see teeb asja huvitavamaks, kui sa ikka saad nagu rohkem teada ja arened edasi. Ja eks ma sellepärast sinna kooli uuesti läksin, et jäi veel nii palju asju tegemata ja nii palju põnevaid asju, mis isegi Kodaveres, mis esimese hooga tundub, et siin ei ole nagu väga palju ainest, aga on tehtud ju varemalt, on tehtud ainult võib-olla 2-3 triibuseelikut, ühte särki, tegelikult on ERMis on 2 särki olemas, üks on kokoralt korjatud särk, seda peaaegu ei ole tehtud, väga üksikud on teinud ja muidugi siukese paraja rosinana, et kui ma nagu otsustasin uuesti kooli minna, siis meie siin üks tunnustatud käsitöömeister Madeus, kes elab Naelaveres ja on meil diplomeeritud etnograafiliste kasukate valmistaja, hõikas mulle siis, et kuule, minu valdusesse jõudsid ühed esemed, mis on Naelaverest pärit, aga on natukene mööda Eestit ringi rännanud ja jõudsid tagasi Naelaverre sinna tallu, kus nad on valmistatud. Oletatavasti kuskil seal 1850-1860, see võib-olla päris täpselt veel ei ole meil paigas, aga et nagu seal valmistatud ja sealt on meil tulemas nüüd 2 siis koopiasärki, mida ei ole keegi ju veel näinud, siis me saime ka sealt tanupitsi, mida ei ole keegi järgi teinud, mõned vööd, ühed sõrmkindad, mis on ka veel, Anu Pink uurib neid hetkel, kes on ütleme sakkide, sukkade ja kinnaste spetsialiste ja Saara kirjastuse eesotsas. Ja meie õpetajaga seal Vooremaa rahvarõiva koolis siis. Et see selline a la kapileid on nagu üliäge. Et näidata, et see ei ole nii vähene see, mis meil on olemas. Et ma olen küll ka siin hästi palju püüdnud piirkonnas uurida, et kas kellelgi kuskil kirstu põhjas, kapi põhjas veel mõnda eset oleks, aga väga paljud on, et ei, me oleme ammu kõik välja visanud ja ei, meil ei ole, et muidugi mul on ka enda valduses hetkel on 3 vööd, mis kuuluvad, ütleme ka teatud määral nagu perekonda ja ühe vöö mustri ma sain kirjutada ka maha, mis on minu mehe perekonnast, et minu mehe esivanemad siis on olnud kodaverelased. Et see on ka see valik, miks mina, kes ma ei ole siin Kodavere vallas või selles Kodavere kihelkonnas sündinud ega kasvanud,
et miks mina otsustasin Kodavere rõivad endale valmistada. Nii tore. Kas, kannad rahvarõivaid, väga vinge, vahva, selline pühalik, aga kuidas neid hooldada või mis tehakse valesti, kui neid puhastatakse näiteks? See on muidugi siuke päris keeruline, et mõnda eset on ka mõistlik ise mitte puhastada. Et selleks on olemas meil ka üks täiesti diplomeeritud inimene, kes tegeleb rahvarõivastega, aga ütleme, et tribuseilikute või villaste esemete puhul see talv oli ideaalne villaste esemete puhastamiseks. Viid välja, sopsutad seal lumes ringi, hoiad kas või mitu ööpäeva väljas pakase käes, sul on koitõrje, igasuguse muu mutikate tõrje ja ka puhastamine, et villal, kui ta on puhas vill, on hästi palju ise puhastav võime. Ütleme, kui üldse näiteks mingeid asju tikkima hakata, siis ennem, kui sa hakkad tikkima, sa pead tegema värviproovid. Et kui sa värvilisi neid lõngu kasutad tikkimiseks, siis sa pead katsetama, et nad ei annaks värvi. Ja kui annavad värvi, et sul oleks ka värvipüüdja pesu juures. Ja neid ei tohi liiga kortsutada, linast tasub triikida alati niiskena, siis ta läheb sirgeks. Muidu kui sa jätad ta kuivama ja siis, et ennem esinemist või ennem kandmist triigid, siis ta ei pruugi päris hästi sirgu minna. Jätan meelde ja jagan edasi infot. Nüüd hästi palju mul on kõrva jäänud siit tänasest vestlusest seda seltsitegevust ja kooritegevust, nüüd sa ju ka tantsid Kassikõnga rühmas, on ju. Mida sinu jaoks see tähendab või miks see oluline on? See on juurtega ühildumine, et kuigi mul siin juuri ei ole, aga see on ikkagi meie rahvakultuur. Ja see teeb rinna rõõmsaks, sa oled osaline kuskil, et selline kollektiivis osalemine, mina, kes ma olen olnud pikalt üksikettevõtja, et mul on nagu kuhugi kellegiga koos midagi toredat teha, et muidu ma jään koju kopitama. Et see on võimalus tulla välja ja teha ja need on ju nii vahvad üritused, et kas või see samagi, et need uued üritused, see Kodavere laulupidu, Kodavere tantsupidu. Üliäge. Ma nagu väga palju olen positiivset tagasisidet kuulnud oma tuttavatelt. Mina ka, aga mis ma näen viimasel ajal on see, et seda isetegevuslaste tegemisi või jääb vähemaks, neid osalisi jääb vähemaks. Ja vaadates ka tantsurühmasid, siis ju pidevalt otsitakse inimesi. Et paneb mõtlema selle peale, et ise pärimuskeskuses töötades ma nägin ju kõiki neid, või mitte kõiki, aga arhiivimaterjali, erinevaid pilte, ja inimesed käisid ja tegid ja olid, isegi kuigi majapidamistöid oli ju tohutult. Ja nüüd vaatad, väheks jääb kuidagi. Et ei ole nagu katastroof, aga samas inimene ei tule sinna kollektiivi. Praegu on ju lihtsalt nii palju igasugu muid võimalusi. Käiakse ju soojadel maadel puhkamas, eks ole. Meil on televiisor, meil on raadio, meil on podcastid, meil on igasugused, meil on neid võimalusi muudeks tegevusteks nii tohutult palju. Et selline, võib-olla mõne jaoks ongi see väga arhailine tegevus, minna nüüd kuskile tantsima või laulma. Aga samas me võiks öelda, et meil Kassikõngas on praegu päris hästi, sellepärast, et meile on ka tulnud sinna noori, kes on meil koolilapsed. Et see on hästi positiivne. Eks see hästi palju oleneb ka minu meelest sellest, kuidas koolis on võimalused. Kui koolist see kaasa ei tule, siis täiskasvanuna on oluliselt raskem ühineda. Et kuigi mina ei tantsinud noorest peast, et mina
mina hakkasin 18 aastat tagasi tantsima. Et ma kunagi kuulutasin küll, et mina rahvatantsu ei lähe ja naisrühma ei lähe ma mitte iialgi. Ja nüüd ma seal olen ja minu meelest on seal väga tore. Aga laulmas olen ma mudilaskoorist peale laulnud. Et kui hästi või halvasti, see on nagu teine küsimus, aga see kuuluvus kuskile ja koos midagi teha ja tippsündmused on ju ikkagi laulu- ja tantsupidu. Et on nad siis natuke väiksemad või natuke suuremad, aga nad on tippsündmused. Ja see kuidagi tekitab siukse üleva tunde ja kui sa näed teiste lauljate ja tantsijate silmis rõõmu, on nagu nii äge. Või ka nagu varem, kui ma rohkem nagu laulupidudel käisin ja sa lähed jälle laulupeole ja vaatad, ikka samad näod vaatavad vastu, et inimesed ikka aastakümneid laulsid. Et nüüd võib-olla on nende tööde ja asjade tõttu inimesed ei saa alati käia proovides ja olla kollektiividega ja ka esinemistel ja et see võib olla ka üks takistus. Aga ma usun, et loodame parimat, kutsume inimesi ikka tantsima ja laulma ja mulle ikka meeldib see positiivne noot, mis siit läbi kõlab. Ja sellega on tegelikult väga mõnus hakata otsi vaikselt kokku tõmbama. Aga mina tänan sind, Juta, et sa meile külla tulid ja meiega jutustasid. Mina tänan kutsumast. Aitäh ja tänan kõiki kuulajaid. Me kohtume juba aprillis. Loodame, et ilmad on mõnusad ja tuleb mõnus kevad ja mina tõmban otsa kokku. Aitäh!